No tervist, kolleegid Biomeedikumis. Kuna Biomeedikum saab alles 25-aastaseks ja mina olen juba 88, siis ma alustaksin natuke varasemast ajast, nii umbes 55 aastat tagasi. See oli aeg, kui mina 1970. aastal läksin noore professorina tööle farmakoloogia kateedrisse ja siis sealne kateedri senine juhataja, vana professor Georg Kingissepp hakkab mulle rääkima kohe, et sina, Allikmets, tee kõik, et me siit anatoomikumist välja saaks. Meile tulevad keskkoolist üliõpilased siia õppima. Keskkoolidel on uued hooned, staadiumid ja paljudel juba basseinid. Ja mis meil siin on? Et lihtsalt häbi on. No nii, see oli niisugune monoloog, kuigi ma juba töötasin ülikoolis teadurina enne seda, aga üks ruumiprobleem nii teravalt polnud tulnud ja ega mina otseselt ei vastutanud. See oli ka aasta, kui vahetusid rektorid. Clement läks ära ja Arnold Koop tuli 1. maist uueks rektoriks. See oli selles mõttes natukene muutuste aeg, et Clement ajal ei ehitatud ülikoolile mitte midagi peale 2 ühiselamust. Aga Arnold Koop, kes oli enne kõrghariduse minister, tema hakkas ikka ehitusi soosima. Clement ütles, et seni, kuni rahvas elab keldrites veel, meie paleesi ei ehita. Aga 72. aastal me võtsime siis esimene kord vastu suurema nõukogu otsuse, et tuleb ikka teaduskonnale uued ruumid leida, eelkõige fundamentaalkateedritele, mis õpetavad prekliinilisi aineid. Need olid laiali 6 või 8 hoones Tartu linnas, anatoomikumid, keemiahoone, Vanemuise tänav ja nii edasi. Ja peale selle veel 1961 asutati meditsiini kesklaboratoorium. See oli Nõukogude valitsuse üldine korraldus ja selle laborihoone oli samuti mitmes kohas laiali ajutistes ruumides. Ja siis me alustasimegi Tartu projektis projekteerimist. Esimene projekti autor oli Roman Šmuškin. Ta oli väga koostööaldis ja muidugi meil oli planeeritud siis, nagu me elasime suures Nõukogude impeeriumis, kapitaalne ehitus, 3 korpust. Suures riigis olid ikka suured arvud ja see esimese korpuse projekt, mida me siis nimetasime morfoloogia korpuseks, mis oleks tühjendanud siis vana ja uue anatoomikumi. Projekt sai valmis koos tööjoonistega 79. aastal. Ja raha esialgu 3 miljonit rubla oli ka olemas, aga teised 2 korpust meil oli kesklaborist juba tehtud instituut, üld- ja molekulaarpatoloogia instituut, seal oli ka juba 200-300 töötajat. Ja siis nende jaoks oli siis järgmine korpus 8-korruseline teadustöö vajadusteks. Ja 3. oli siis veel ülejäänud funktsionaalsete kateedrite jaoks. No ja pidime hakkama ehitama, aga siis tuli välja, et ülikooli raamatukogu, kus me praegu oleme, see ei olnud veel valmis ja oli niisugune riigiseadus, et üks asutus ei saa 2 suurt ehitusobjekti korraga käigus hoida.
ja enne tuli raamatukogu valmis saada. Raamatukogu vist sai valmis sisse kolimisega 82. aasta kevadel. See oli meie suur ülikooli 350 juubeli aasta. Ja siis see raha kõik kadus sellesse suurejoonelisse juubelisse ja muidugi raamatukogu ülejäänud vajadused ka ja see ei läinud käiku. Ja siis 84. aastal mina läksin dekaani ametist ära, 84-ndast 89. oli professor Ain Kaasik dekaan, aga tema ajal jätkus jälle projekteerimine, siis me tegime uue variandi, natuke küll tagasihoidlikuma. Seda hakkas projekteerima Helmi Šakov Tartu projektis, ta oli väga nobe seda tegema. Tema tegi siis 85-6 valmis eskiisi ja tööjoonised jõudsid 90. aastateni. See projekt oli ligi 30 000 ruutmeetrit. Praegusest biomeedikumist üle 2 korra suurem. Ja siis Kaasik veel enne Arnold Koobi surma sai temalt allkirja raha jaoks, et Moskvas seda kaubelda suuri summas jagas ikka Moskva. Ja siis 9 miljonit millegiga Moskva eraldas, aga me teame, et 91. aastaks oli riik lagunenud. Inflatsioon oli üleüldse, mingit ehitust ei saanud enam olla. Sellega läks ka see projekt korstnasse. Tegelikult kogu selle asja juures oli mul ikka niisugune kahju mõte, et kui palju me raiskame raha projekteerimise ettevalmistuse peale ja tulemusi ei ole. Aga see veel ei lõpetanud meie püüdlusi, tähendab, kui tuli 91. aastast, ma olin siis jälle dekaan 89. aastast, 91. aastast me hakkasime jälle projektiga jätkama, küll ettevalmistusi tegema, projekteerisime regulaarse Tartu projektiga kohtudes iga nädal. Ma võtsin kaasa veel 2 noort tublit õppejõudu, Andres Arendi ja Oleg Ševtšuki. Ja siis me tegime laborite projekte põhiliselt ja ikka raha ei ole ja siis ilmus välja Soome suure firma Polar esindaja. Nendel sai Nõukogude Liidus töö otsa ja mida siis edasi teha. Ja siis see Polariga me tegime ka koostööd. Polar ikka lubas ise aidata rahakallikaid otsida ja üks variant meil oligi, et see Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank, et see annab raha, lootus oli, aga siis tuli välja, et Eesti ei ole ju Euroopa Liidus ja see langes ära ja riik oli vaene, muidugi valitsused, nii Savisaare valitsus mitme ministriga külastas seal 90. juba ülikooli ja Vähi käis ja Mart Laar ja valitsusel oli see, me tegime isegi ühe koosoleku ülikooli nõukogu ja mitmed Savisaare valitsuse ministrid. Oli selge, et ehitada tuleb, aga esimesed aastad olid vaesed ja siis see oli vist Laari valitsus, see oli juba natuke riik 2 jala peal. Sotsiaalministrile allus siis tervishoid ja
Marju Lauristin sotsiaalministrina siis hakkas New Yorki minema või Ameerikasse, vist Washingtoni ka mingisuguste muude ülesannetega ja talle sai siis see asi ka kaasa antud Maailmapangale esitamiseks, sellest Maailmapank oli selline loodustandev asutus, mis pidi aitama arenguriike jalule ja siis see Eesti tervishoid sai natuke viletsalt välja näidatud ja eks ta ikka oli puudustega ka, et lühike eluiga ja kõik muu. Ega see pank mingi koolihariduse jaoks ehitusi ei oleks andnud. Aga siis sealt tuli nõnda nimetatud Eesti tervishoiuprojekt, milles oli ette nähtud muu hulgas siis ka selle Tartu Ülikooli ühe õppehoone ehitamise toetamine, aga samal ajal olid seal sees veel Valga haigla ja Pärnu haigla lõpetamiseks summad ja Tartu perearstid või Eesti perearstid üldiselt said kompuutrid, vähemalt plaani järgi nii see oli, küllap nad said. Ja siis veel tingimuseks, mille me välja mängisime, oli, et see hoone on mitte ainult õppehoone, vaid seal on terve rida riiklikke funktsioone. Et seal on siis Lõuna-Eesti kohtumeditsiini ekspertiisi laborid ja Ravimiamet ja siis see Rahva Tervishoiu Instituudi sellele see Maailmapank esitas siis 5 professori vajaduse ja siiamaani on minu arvates seal 5 professuuri mitmetel tervishoiu arengu erialadel. Ja niisiis see projekt läks käiku, see oli 93. aastal minu arvates, jah, kui see asi algas, 93. aasta sees juba oli Maailmapanga esindajad Tartus. Need olid põhiliselt portugaallased, peamees oli portugaalane ja ta võttis siis need meditsiinieksperte ka Portugalist kaasa, nüüd veri on ikka paksem kui vesi ja olid toredad inimesed, mõned küll eksperdid olid ka Skandinaaviast ja Inglismaalt oli, aga põhiliselt olid portugaallased ja siis see ettevalmistus käis mitme visiidi näol. Meil tuli siis ette valmistades külastusi, mitte ainult Tartu kogu see asutused läbi, vaid ka Eestis mujal nad käisid ja lõpuks siis läks asi kindlalt projekteerimisele, kuigi ka teised tervishoiuprojekti osad kõrval juba läksid käiku. Projekt see valmis vist lõplikult 97. Seal tekkis üks väike takistus ja mina 94. aastal läksin dekaani ametist ära ja siis mõned noored mehed tahtis seda projekti muuta mingil määral ja see ümber projekteerimine teatud osas tekitas olukorra, kus ehitus venis vist 1,5 aastat või rohkem ja dollar läks odavamaks. Ja selle tõttu siis ehitusmaht vähenes. Esialgu oli planeeritud üle 15 000 ruutmeetri, aga siis sellega võeti 2000 ruutmeetrit maha, et raha ei olnud ja ikka esialgu sealt kitsikus on, ega ta praegu ka päris lahendus pole, aga tegelikult kokkuvõttes see hoone on ülikoolil üks suur kingitus, sellepärast et Maailmapank, see esialgne eelarve oli 400 miljonit Eesti krooni
ja pärast oli dollarites vist üle 40 miljoni. Et selle maksis kinni Eesti valitsus ja siis poole andis Maailmapank laenu ja see sai ka makstud mõne aastaga. Nii et ülikoolil ei olnud finantskulutusi. Ja teine asi, mis selle hoonega muidugi oli, et nõue, et mitte mingisugust vana mööblit või ka aparatuuri ja sinna ei vii, et kõik võib olema uus. Selle peale muidugi oli ka projektis raha. Nii et tänu sellele me jagasime oma vana mööblit mõnedele koolidele Tartus ja nii edasi. Nii et 99. aasta suvel me jõudsime uude majja. Ja sinna siis tulid kõik need kateedrid ehk praegu instituudid, mis olid linnas laiali ja sellega lõppes siis üliõpilaste ringi jooksmine loengute vaheaegadel mööda linna ja kõik toimus ühe koha peal. Teine asi, mis selle ehitusega muidugi paigale sai, oli, et ülikool või arstiteaduskond jäi Tartu. Sellest vahepeal siin Tulviste ajal oli, Tulviste rektoriks oli, ta ütles, et kas meil üldse on arstiteaduskonda vaja. Ja siis meil oli juba ka valmis tagavara probleem, me lähme Tallinna Polütehnilise Instituudi külge. Seal olid olemas suured akadeemia laborihooned ja ega Tallinnas haigladest ka puudus pole, aga lõpuks siis selle hoone ikkagi valmis saamise kindlus lõpetas need mõtted ära. Ja praegu nii Biomeedikum kui ka Tartu Ülikooli kliinikum, need on päris nii korralikud maailma tasemel võrreldavad teaduskonna baasehitused.